Niisiis, oleme jõudnud objektile Põltsamaal, või tähendab Jõgevamaal, sorry. Siin on meil päris uus korsten, et see ongi see täislahendus, et algul enne meid tuleb potsepp, laob uue korstna, siin on siis jäägid, mida siis koristatakse, et meie jaoks on siis platvorm veel alles jäetud, et me saaks ilusti seal toimetada. Et segu on siin olemas, vesi on olemas, sees tekitame siis ruumi endale ja võimalusi, et me saaksime seda kõike puhtalt läbi viia. Ja eks vaatame, kuidas see kõik välja hakkab nägema. Siin on meil siis kilega ära kaetud, ilusti ära teibitud selleks, et mitte midagi läbi tuleks. Kui me hakkame ketti tegema, siis tegelikult nendes kohtades hakkabki kõige rohkem tahma tulema, sellepärast me katamegi need ilusti kinni teibiga. Selline on siis katel, et päris uhke, ma ei ole sellist kunagi ise näinud, siuke vanaaegne, veneaegne. Siin on kõik on. Ja no olgem ausad, katus on üsna terav, see tähendab seda, et on hästi kõrge ja seda segu oleks tõstuks, siin ei oleks üldse probleeme, aga seda peab sealt kõike käsitsi üles tooma. Oi, täna saab lõbus olema, et siin pidi olema, eile me tegime 22 meetrit Saaremaal ja täna on siis 33 meetrit. No, vaatame, mis teha annab. Siin on siis näha, kuidas on 3 kotitäit puhast tahma ja paska välja tulnud. No. Selle maakiiludri 13 sentimeetrit on selle betoon korrata. Siis päev on juba õhtusse jõudmas, saime kõik 3 lõõri ilusti tehtud. Upsi. Nii. Väga ilusad nad näevad välja, et siis alt sai ka kõik ilusti puhtaks.
nüüd tõmbame sleped puhtaks ja põhimõtteliselt töö ongi valmis, et homme pandakse katusemüts peale või korstemüts peale ja siis veel üks projektikas valmis.